Aliciaga küpsetasime valmis kotletid ja nagu te näete, sellise kauni taldriku meisterdas Alicia meile ka, et me saame siis proovida, et ma juba tean ette, et peedisalat on imemaitsev, aga kuidas need kõik kokku lähevad, sest et valmis kotlette me maitsnud ei ole. Päris hea. On hea. Tea, mis ma olen üllatunud, et sa panid kurkumi sinna sisse. Ja kurkum toorena seal selle taina sees oli siuke hästi tugev ja natuke mõru, aga nagu sa ütlesid, et see kaob ära ja see kaduski. Jällegi kurkum muudab oma maitses ja need seesamiseemned ka nagu, kui neid natuke praadida, nad on palju maitsvamad. Ma pean siiralt ütlema, see on üks parimaid retsepte, mis meil on olnud. Vau, mul on nii mõnus seda kuulda. Tervist, hea toidu terviseks. Just. Teeme hea koksu. Jah. Just. Isegi, ma pean ütlema, meie operaator võttis mitu korda seda sinu salatit ja tema tavaliselt väga ei söö neid meie taimetoite, aga talle ka väga maitses, mis on televaatajatele kindlasti ka indikaator, et peab seda retsepti proovima. Aga tead, Alicia, mul on sulle ka üllatus, et kuna sa mind nii hea toiduga üllatasid, ma annan sulle ühe hea sõnumi kaasa tänase päeva peale. Need on inglikaardid. Kas soovime siis Aliciale ühte head sõnumit tänaseks päevaks? Nii. Valin. Vali endale. Mis sa tõmbasid? Ohoo, väga hea. Vaata, tee teistpidi, ma võtan ka ühe. Selle. Ahah, ideaalsed kaardid. Avaldame. Avaldame. Sinu kaart läheb ideaalselt kokku sinu tänase riietusega. Ja mul on kuulamine ja sul on siis kavatsused. Kavatsused, oi, see käib minu kohta tihti. Et see, mida me oma peas siis loome või kavatseme, siis see meie elu tuleb. Mida ma taipasin on see, et ma võin sind kuulata ja nautida seda kohalolu, mis kõrval inimene mulle annab, et ma lihtsalt saan nagu koos viibida inimesega ja nagu elu jagada. See ei tähenda, et meie elu peavad olema samasugused. See tähendab seda, et just ma tunnetan ennast väga selgelt ja ma tunnetan teist inimest väga selgelt ja selles nagu tekib mingisugune täiesti uus ruum. Ja suhelda inimestega, kes on üldse nagu minust väga teistsugused. Ma alati kuulan tähelepanelikult ja tegelikult igaühel on midagi tähtsat öelda või narkomaan, kes on maha mänginud oma kodu, jätsis maha oma lapsi, naist, peksis vahepeal, oli vangis, tuli välja. Et temal pole mulle mitte midagi õpetada. No mida ta saab mulle õpetada? Nagu, et mina alati väga tähelepanelikult kuulan ja isegi nagu pingin välja nendest infot. Kuidas ellu jääda, kui sul on kõik sellised asjad juhtunud? Väga hea vaade. Ja kihvt koostöö erinevuste vahel. Ja hinnangu andmine on alati mõttetu aja raiskamine. Alicia, aitäh sulle tõeliselt maitsva söögi eest. Nii tore oli sinuga kokata ja veel toredam sinuga jutustada, filosofeerida, maailmavaateid jagada. Ela hästi saade on eetris jälle järgmisel neljapäeval 19.30. Vaadake kindlasti lisamaterjali Facebookis Ela hästi TTV aadressil. Järgmisel nädalal jälle kohtume. Tšau, ela hästi!